No nii, tere sõbrad, kuidas teil läheb? Ma loodan, et väga hästi. Minul on küll olnud pigem päris hea nädal. Ja seda ma ei saa mitte iga nädal öelda, eriti mitte viimastel nädalatel. Nii mul on väga hea meel. Jälle mina siin rääkimas kõigest, mis mulle see nädal silma jäi, mille peale ma see nädal mõtlesin. Kusjuures, kui sa ei ole pannud veel tähele, siis nii siin YouTube'is kui ka Spotify's saad sa chapterite või siis sisukorra abil erinevate teemalde vahel liigelda. See on nii nagu millennial asi kuidagi sõnastusviis, et saad teemade vahel liigelda. Kui sind mingi asi ei huvita või tahad juba mingi järgmise teema juurde minna, kuigi mina loodan, et sa vaatad terve episoodi ära, aga kuna see formaat on olnud pigem see, et mina räägin erinevatest asjadest, et siis lihtsalt kui sa ei olnud tähele pannud, sa saad seda teha. Nüüd, mis meil siis täna tunniplaanis on? Mõned uudised sellest nädalast, mõned täiesti tõsised, normaalsed uudised meediast, mõned täiesti ebatähtsad uudised minu isiklikust elust, aga ma arvan, teil on põnev neid kuulda sellegi poolest ja lähemalt ka minu viimase aja obsessionist seoses televisiooniga. Sellest räägin täna ka, kusjuures väikene update, enne kui me teema juurde läheme, on see, et ma olen nüüd teadmata ajaks lähitulevikus otsustanud ikkagi teie jaoks iganädalaselt neid saateid teha oma kodust. Ma ei tea, kes mäletavad, ma olin vahepeal Epic Studios juures, kui me Lauraga tegime podcasti, siis meil oli seal, see oli nagu loogiline, me olime kahekesi, sul oli vaja mingi 3 kaamerat, 2 mikrofoni, kõik sellised asjad. Ja siis, kui ma nüüd üksinda jäin tegema, me alustasime ka seal ja ma pean tunnistama, et see väikene nagu Maria klassiruumi või koolitunni setup mulle täiega meeldis. Ma olin ise nagu obsessed selleks. Ma isegi ostsin 60-eurose fucking gloobuse selle jaoks, mis nüüd mul siin lihtsalt istub. Ma läksin kõik välja, aga paratamatult nagu kõike sai saalist elus ette ennustada ja kuigi ma olen väga rahul Epic Studios tiimiga, väga soovitan kõigile, kellel on vaja podcast'e, videoid, mis iganes asju teha, siis minu jaoks kõige mugavam on ikkagi teiega rääkida oma kodust. Et see on see, kuidas ma oma YouTube'i kanalit alustasin, see on see, millega ma harjunud olen, pluss annab kui mulle ka vabadust, kui ma ei tea, tahan teinekord seal köögilaua taga olla või üldse teid kuhugi kaasa võtta. Et ma tunnen, et see oli rohkem minulik. Nii et ma ei tea, võib-olla mõned teist jäävad igatsema seda stuudiot, võib-olla mõned teist ei pannud üldse tähele, aga olgu see siinkohal siis mainitud. Nüüd alustame ühe sellise täiesti päris normaalse uudisega meediast, aga erandkorras uudisega ajakirjandusest, mis ka reaalselt noori inimesi väga konkreetselt puudutab. Ja ma ei räägi siin sellest, et ma üritan teile riigieelarvet maha müüa, kui huvitavad teemat. Mõnikord lipsab ka tõesti neid uudiseid, kus ongi nagu konkreetselt noorte elu, mingi uus seadus, mis iganes. Ja täpselt see ongi juhtunud. 15–17 aastased noored tohivad nüüd siis uue töölepingu seaduse muudatuse järgi töötada ainult kuni 2 või 3 tundi ühes ööpäevas, nädalas kokku 12 tundi. Ja põhimõtteliselt pandi piirang sellele, kui palju tohivad 15–17 aastased noored töötada. Selle muudatuse eesmärk on ellu viia hariduse arengukava eesmärk, ühesõnaga, et noored ei läheks peale põhiharidust tööle, vaid omandaksid kesk- või kutsehariduse. Täiendavad piirangud pole kunagi head, aga need muudatused on kantud ideest, et noored saaksid õppida ja et nad poleks töö tõttu väsinud. Näiteks selle asi muudatus, mis ilmselt nagu minu elu ei mõjutanud, aga kuidagi mul tekkis väga palju reaktsioone ja arvamusi ja ma ei olnud ainus. See teema tekitas väga palju vastakaid reaktsioone. Näiteks tööandjad, need, kes siis tööd annavad, nemad arvasid, et tegu on ikkagi liigse töösuhte reguleerimisega. Nende esindaja Hando Sutter ütles R-ile, et nad mõistavad initsiatiivi mõtet, aga nad on, ja ma tsiteerin, oleme mures selle pärast, kui vaatame tänase hästi kõrge tööhõive olukorras on noorte puudus 25%. Meil on nagu veerand noortest on töötud. See trend on kasvav ja sellepärast me tahaksime, et mida varem saab noor töökogemuse, seda väiksem on tõenäosus, et ta lisandub nende mitte töötavate noorte hulka. Ja seda lihtsam on tal ka pärast tööellu
sulanduda, kuigi ta tõi ka välja, et tegelikult kooli vaheaegadel see reegel ei kehti. Ja hea point oli ka see, et tegelikult nagu vaata iga asja keelamisega või kui sa paned nagu mingi piirangu, siis suureneb see, et seda asja tehakse lihtsalt illegaalselt või ongi minnakse, ma ei tea, mustalt tööle või tehakse mingeid teistsuguseid lepinguid ja igal juhul nagu noor inimene on siis haavatavamas positsioonis, mis on ka midagi, mida nagu tööandjad ei toetanud ja kohe ilmus ka meedias mega palju mingi arvamusartikleid. Minu jaoks kõige huvitavam, kuidas see jõudis minu radarisse, oli tegelikult läbi sotsiaalmeedia, sest ma usun, et te kõik teate, kes on Katriin Huttunen, oma Instas võtab igast ühiskondlikel majanduspoliitilistel teemadel sõna, teeb ka häält, kui talle miski ei meeldi. Tema stories, ma nägingi, tema avaldas ka arvamust, ei olnud nagu väga sellise asja poolt ja jagas, et reformierakondlane Riigikogu liige, Riigikogu noorim liige Hannah Lahe, kusjuures kommenteeris, ma olen nagu tõeline ajakirjanik, ma olen nagu nii, võtame kohe Hannahi repliigi, mida ta küll mulle ei andnud, aga Katriin postitas selle, tema on siis Riigikogu liige ja tema kirjutas selle kohta nii, et ma ei hakka seda pikka asja ette lugema, aga point oli see, et see on põhimõtteliselt nagu Euroopa Liidu õigusest tulenev direktiiv, mida me nii-öelda pidime üle võtma, aga mis meile ei pruugi sobida. Aga et valitsus tegeleb juba täna sellega, et muuta töölepingu seaduses noorte võimalused töötamiseks lihtsamaks ja paindlikumaks. Ja kusjuures seda valitsuse plaani piiranguid leevendada ja selle teemaga tegeleda kinnitas veel üks Aktuaalse Kaamera uudis või ERRis, mis ma lugesin, kus meie haridusminister ütles ka, et tema meelest see 2 tunni piirang, see on nagu okei, et väidetavalt meil on palju noori, kes töötamisest on jube väsinud ja siis nad ei käi koolis, on ju, niimoodi ta ütles. Aga et meil on nagu mingid teised piirangud, mida võiks tegelikult lõdvendada, üks seotud sellega, mis kellaaegadel tohib alaealisi tööle võtta ja nii edasi. Ja majandusminister kommenteeris ka, et kõik need tööpiirangud, mis on, ma ei tea, vanuselised või ajalised, need tulenevad rohkem kui 30 aastat vanast Euroopa Liidu direktiivist ja et tema isiklikult, Erkki Keldo isiklikult, on teinud ettepaneku, et me Eesti riigina võiksime teha ettepaneku et seda direktiivi tänapäevastada. Ja nagu ma ütlesin, siis Katriin oli ka üks neist, kes tegelikult nagu väga paljukalt oli selle vastu, mis naljaks, et mul oli temaga nagu sarnane reaktsioon, et ma olin nagu, mida pekki, tullakse mingi piiranguid panema ja siis imestatakse, et noored ei ole ettevõtlikud või et nad on töötud, on ja siis samal ajal sa paned selliseid piiranguid, see oli ka minu süke esimene reaktsioon. Katriin tõi näite ka, et kui tema ei oleks tohtinud rohkem kui 12 tundi nädalas töötada selles vanuses, et siis ta ei elaks üldse seda elu, mis ta täna elab, et ta ei oleks saanud Taani kolida ja nii edasi. Ja minu lugu mõnes mõttes on väga sarnane, et kuigi ma ei käinud nagu alaealisena, tegelikult ma pole siiani kunagi käinud palgatööl, on ju, ja see käib ikkagi palgatöö kohta, et minu nagu töörada on käinud ettevõtlust pidi, siis see loogika on sama, et ma alustasin oma YouTube kanalit, kui ma olin 13 ja reaalselt sellest ajast saati, võib-olla aga reaalselt juba mingi esimesel paaril aastal oli nii, et ma võisin kulutada nädalas rohkem nagu koolivälist aega monteerimisele kui kodutöödele ja reaalselt hustle'isidki ja mina olin selles mõttes nagu õnnistatud, et kuna ma tegin seda asja iseseisvalt ja ettevõtjana, siis keegi ei tulnud mulle nagu seda keelama. Aga ma ei oleks kujutanud ette, kui keegi siis oleks veel olnud mingi, ei Maria, sa pead õppimisele keskenduma. Mingi osa minust saab aru sellest loogikast, et kui inimene koolis hakkama ei saa, siis see nagu on probleem, aga küsimus on nagu, kelle probleem see on ja kas ja kuidas sellega tuleks siis nagu tegeleda ja ma ei ole kindel, kas nagu töötamise piiramine kategooriliselt kõikidele on nagu see viis või kas üldse see on riigi probleem, see on juba süke filosoofiline. Ja selles mõttes on see ka filosoofiline teema, et nagu, ja see on nii naljakas, sest ma olen alles 22 ja ma kujutan ette, et kui ma vaatan mingi 5 aasta pärast seda tagasi, olen nagu, issa Maria, et sa olid nii noor ja mingi rääkisid juba mingi laste kasvatamisest, aga ma olen küll nagu mõelnud vahepeal, et kuidas mina oma lapsi kasvataksin ja kuidas seal on hästi suur erinevus inimeste vahel, et kui väga võetakse alaealist kui abitut last, kellel on vaja tuge ja juhendamist ja kui noorelt hakkavad vanemad rakendama nagu seda mõtteviisi, et sa oled oma eraldi inimene. Sul on oma vastutusala, jah, tõsi, vastavalt vanusele, ilmselgelt nagu mingi imik ei saa iseendaga ise hakkama, aga alati, nagu meie peres oli alati see, et alati anti natuke rohkem vastutust, kui võib-olla selle eale oli kohane. Ja see tähendas seda, et nii minul kui ka minu õel nagu nii-öelda tööpõlv
küll ebatraditsioonilisel moel, aga ikkagi algas nagu väga vara võrreldes teistega ja see oli nagu väga julgustatud. Kui minu käest küsite, mina soovitan üldse ettevõtlik olla. Et no kui piirataksegi on ju, mis mina ütlen, tegele nende asjadega, mis sind huvitavad, mis sul nagu silma särama panevad ja kes teab, olgu see praegu või tulevikus, sellest võib vabalt sinu sissetulek saada. Et minu nagu selle teemaga ma kindlalt olen pigem seal paadis, et nagu tuleb nagu nende reguleerimistega olla ettevaatlik, sest nagu kui su keskkond on nii üle reglementeeritud ja mitte ühtegi asja pole lubatud ja pead nagu, kuidas ma ütlen siis, tubli laps igas mõõtmes olema, siis sellises keskkonnas ei sünni mingid väga head ideed või areng ja ma ei tea, mina mäletan koolist küll seda, et nagu meil ikka oli väga palju inimesi, kes ongi kooli kõrvalt ka hustle'isid, käisid tööl ja nad on täna kõik nagu väga edukad, juba ammu oma karjääris nagu kaugele liikunud. Et loomulikult olenebki on ju lapsest, aga võib-olla siis tegeleda nagu nende lastega või kas see on üldse riigi ülesanne siis nende lastega tegeleda, kas see on nagu võib-olla nende perede teema, ma ei tea, ma ei oska nagu ilmselt nii konkreetselt öelda, aga nagu ma ütlesin, mina soovitan üldsegi ettevõtlik olla ja tõesti nagu tänapäeval ju ma unustan ära, et ma ei ole ise enam 17. Ma unustan ära, et ma juba 2 aastat ei käi üldse koolis, et mul on isegi ülikool tehtud. Ja siis vahel mul tekib see perspektiiv, et issand tõesti, et mul on juba nagu, ma olen 10 aastat teinud seda tööd, mida ma olen teinud, on ju, ja siis vahel nagu kas kirjutatakse või ollakse nagu, et ma alles nagu lähen ülikooli ja et kuidas ikkagi nagu leida seda, mis mulle meeldib või mul on tunne, et väga popp on tänapäeval ka see unistus, et teha tööd mingis valdkonnas, mis sul on südamelähedane ja et tee oma hobi oma tööks. Mina olen väga selle mõtteviisi poolt ja mõnes mõttes nagu mul vedas, et ma nagu suht ruttu leidsin selle asja, mis mulle nagu meeldis, pluss see toimis nagu tööna on ju ka, aga sa ei leia seda enne, kui sa üldse nagu ei katseta ja ei tee. Ja see tee ei ole kõigi jaoks, kõik ei ole mõeldud nagu olema ettevõtjad, kõik inimesed ei ole mõeldud ka tegema tööd, mis neile nagu hullult südamelähedane on, aga võib-olla kui see uudis sind puudutas ja kui need teemad on sul peas käinud, siis ma arvan, et see minu nõu võiks ka nagu mingis kontekstis kasulik olla. Sest sa kunagi ei tea, isegi kui sul on mingi põhitöökoht, siis nagu alati on hea variant, kui sul on side hustle ja mida rohkem sul on neid teemasid, millega sulle tegeleda meeldib kogemusi, seda rohkem sa ka ennast tunned läbi nende. Ma jõin kohvi täpselt enne, ma tunnen, kuidas mul ikka jutt niimoodi jookseb täna. Täna on jutukas päev, esimene uudis räägitud. Nii palju sellest teemast, mul tegelikult on teil üks isiklikku laadi uudis ka. Kohe räägime sellest ka, aga anname vahepeal sõna meie selle episoodi sponsorile, kes aitavad minu jaoks, minu hobi tööna ka teha. Nii et aitäh neile ja kuulame ära väikese reklaam teada ande. Kes teist on minu regulaarsed kuulajad ja vaatajad, siis te teate, et mõned saated tagasi meenutasin ma koos teiega vene ja hispaania keele õppimist koolis ja muuhulgas ka seda, et see, kui hästi sulle keel külge jääb, sõltub väga suurel määral sellest, kuidas sa seda õpid. Ja selles osas tutvustasin ma teile ka keelelahingu konkurssi, kuhu kutsutakse 8–12 klassi õpilasi osalema ja kus sul on võimalus luua täiesti oma keeleõppemäng. See võib olla äpp, see võib olla lauamäng või mingi täiesti uudne lahendus. Pluss sa saad seal konkursil osalemist panna kirja nii loovtööna, õpilasfirmana või isegi uurimustööna. Ma mäletan, ma ise tegin ka 11. klassis praktilise väljundiga uurimistöö ja ma jäin isiklikult oma valikuga väga rahule. Konkursile saab esitada töid üksi või kuni 5-liikmelises meeskonnas ja ideede kavandite esitamise tähtaeg on oktoobri lõpus. Seega praegu ongi väga hea aeg, et brainstormi alustada. Ja kui sul on idee juba olemas, siis ma kutsun sind osalema 6. novembril toimuvale inspiratsioonipäevale, kus muuhulgas esinen ka mina ise väikse inspireeriva kõnega ja kus lisaks toimuvad erinevad mängudisaini ja keeleõppe töötoad ja kus kindlasti saab ka infot selle kohta, kuidas oma idee reaalse prototüübini viia. Kogu vajaliku lisainfo leiad leheküljelt eki.ee/keelelahing, ma jätan selle lingi episoodi kirjeldusse ka. Nüüd aga tagasi programmi juurde. Nii, nagu lubatud. Isiklikku sorti uudis ka. No täna mingit poliitikat ei hakka rääkima. Meil järgmine nädal tuleb minu valimiste erisaade ja tõtt öelda on ka minul vahepeal poliitikast mõnes mõttes villand saanud, et ma olen nagu iga päev sellest läbi imbunud igas mõttes, nii et natukene lõbusamad teemad täna.
minu isiklik uudis on see, et mina avastasin sel nädalavahetusel, et mul on tekkinud kõrguse hirm, mis on eriti irooniline, arvestades asjaolu, võib-olla kõik te ei tea, et ma olen mitte 1, aga 2 korda täiesti vabatahtlikult teinud isegi langevarjuhüpet. Ja mind väga huvitab, ma tegelikult tahaks koos teiega uurida internetist praegu, et kui tavaline see on, et täiskasvanu eas tekivad mingid hirmud, oletame, et mingid, vaata, kui ongi traumeeriv intsident, no kukud kuskilt alla, loogiline, et pärast kardad kõrgust, on ju. Ma ei mõtle seda, aga et lihtsalt just kui tühja koha pealt arenevad välja mingid hirmud, mida meil lapsena ei olnud ja mis see psühholoogia seal taga on. Sest reaalselt, jällegi, kes teist ei tea, ma olin 13, kui me olime perepuhkusel ja me vist arutasime, et mida järgmine päev teha, et tahtsime minna mingi raftingut tegema või mingit sükast nagu ekstreemspordilaadset asja. Ja ma olin oma isale mingi, ma tahan langevarjuhüpet minna tegema. Tulime reisilt koju, järgmine nädal, läksin, tegin. Nii, tavaliselt on veel see, et teed 1 korra sükast asja, siis see on nii hirmus, et enam ei taha minna, on ju. Ei, 3 aastat tagasi, vana ma siis olin, natukene alla 20, 20 ma vist äkki ei olnud 19. Olin ühel heal suvepäeval, mul on tunne, et peaks midagi crazy't tegema. Lähme langevarjuhüppele. 2 päeva hiljem läksin, tegin uuesti. Ja see maksab, on ju, langevarjuhüpe on mingi paar sotti. Ja kui sa tahad, et seda veel filmitakse, see on mingi 300 eurot, mis sa pead ise maksma. Ma arvan, täna ei oleks summat. Okei, samas, kõigil on number, on ju. Aga ma arvan, et isegi kui keegi mulle selle 3 sotti peale maksaks, et ma läheks, ma ei julge neid videoid, kui ma vaatan neid videoid sellest, mul hakkab halb. Ja kuidas ma nüüd sain nädalavahetusel kinnitus sellele? Mina mõtlesin, et läheks vahelduseks sellele kuradi T1 vaaterattale. Kogu aeg sõidan sellest mööda, käisin seal kunagi aastaid tagasi, kui see avati. Mõtlesin, tore tegevus, ma olen üritanud teha nagu tööpäeva lõpus mingeid tegevusi, et mu elu oleks natukene huvitavam kui kodus istumine. Pole mingit probleemi, mõtlen, vaata, äge värk. Ja siis ma sõidan juba see eskalaator oli päris kõrge, ma olin nagu, kurat, et veits on hirmus isegi, et mul on, alati on olnud see nagu hirm väga suurte objektide ees, et Dubais ka, kui me käisime reisil, seal oli ka hiiglaslik vaateratas, seisad selle all, mul hakkab veits nagu hirmus, veits ebameeldiv. Aga kõrgus pole olnud teema, lennukiga sõidan nagu kõrguse mõttes, ei ole hirmus. Ja me lähme sinna peale ja see hakkab liikuma ja mul tõmbab seest täiesti õõnsaks. Nii mu jalad värisevad. Tead seda tunnet, kui sul on nagu hirm on kehas. Kui sul veri läheb jäsemetesse, kui on hirm vä? Et keha tunneb hirmud jäsemetesse, et sa oleksid valmis jooksma ja ära. No nagu kõik toit seedib, vaata korraga ära. Full on, korraks tuleb isegi. Ma ei ütle, et see oli päris paanika, sest nagu ma olen kogenud asju, mis on päris paanika hoo lähedal või isegi, mida võiks nimetada paanika hooks. See polnud see ei on nii hull, aga ma olin täiesti šokeeritud, sest ma ei osanud üldse seda oodata. Ja siis ma hakkasin hiljem mõtlema selle peale, et kust see lihtsalt niimoodi tühjast kohast on tulnud. Teine asi on lendamine, lennukiga lendamine. Mitte nagu, nagu ma ütlesin, kui ma aknast välja vaatan, oleme kõrgel, see hirmuta mind. Lennukisõit oma olemuselt on iga aastaga läinud minu jaoks hirmsamaks, mis on naljakas, sest ma iga aastaga olen seda teinud mõnes mõttes nagu rohkem. Need on 2 näidet, kus mul on tulnud, see ei ole päris nagu foobia, aga hirm mingi asja ees, mida mul enne ei olnud. Kommenteerige alla, kas teil on olnud ka sellist asja? Ja mul on 2 hüpoteesi. Minu esimene hüpotees, ma ei ole kindel, kui tõsi see on, aga on see, et vaata öeldakse, et tavaliselt tekivad hirmud, need on ka suht ratsionaalsed hirmud, kui sa saad lapsed. Et kui sa saad lapsed, sa ei lähe, mõned inimesed ei tee nii palju ekstreemsporti, nad ei riski oma eluga, sest sul on keegi, kes sinust sõltub, on ju. Kas on ka võimalik, et kuna ma iga aastaga jõuan lähemale lapse saamiseale, et siis minu alateadus mingil tasandil on nagu, sa oled nagu küpsem ja sa oled, et minu sisaliku aju saab aru, et nagu sinu ülesanne on teha järglaseid, see on nagu loomu poolest, mida me oleme nagu loodud tegema, on ju. Ja ta nagu kardab selle pärast rohkem. See on minu esimene hüpotees, et see on seotud kuidagi nagu küpsemaks saamise ja siukse nagu ellujäämisinstinktiga ja võimega järglasi teha ja siis või ütleme evolutsiooniline põhjus. See on minu esimene hüpotees. Ja minu teine hüpotees on tõenäoliselt realistlikum, võib olla vastus sellele, on see, et meil on lihtsalt rohkem infot.
no näiteks lennukiga ma olen suht kindel, et see on seotud sellega, et ma olen ka viimasel aastatel väga palju sattunud vaatama neid lennuõnnetuste dokumentaale, kus sa isegi ei oska ette kujutada, kuidas need, ma ei tea, lennuõnnetused juhtuvad ja siis sa oled näinud dokumentaale ja siis seal on, sa kuuled mingit lugu ja siis järgmine kord istud lennukis ja sulle tundub, et issand, vaata nüüd hakkavadki täpselt samad asjad nagu seal filmis. See nagu läheb selle lennuhirmuga kokku. Samas, selle kõrguse hirmuga mul ei ole nagu mingit näidelt, et ma olen tarbitanud mingit sisu. Kuigi ma vaatasin hiljuti, mis see on see õudusfilm. Issa, mul ei tule meelde praegu. Üks tuntumaid õudukasarju, mis on alati nagu üliabsurdne kontseptsioon, et midagi juhtub valesti, mis paneb käima mingi sündmuste rea ja sellel on nagu mega palju osi, ma polnud ühtegi näinud ja vaatasin viimast, kus oli see, et mingist ülikõrgest nii-öelda siis tornist. No see, kus on nagu kõrge torn ja klaas on põrand ja siis see, et seal on äge ja klaas kukkus läbi, kõik said surma. See kontseptsioon, aga see on üks film ja see kõrguse hirm on olnud mul juba mõnda aega, sest kui me käisime jällegi Dubais, me ööbisime mingi 49. korrusel ja ma ei näinud selles mingit probleemi selle hetkeni, kuni ma sinna tuppa astusin ja aknast nägin alla ja ma ei saanud magada, sest mul oli nii suur hirm. Ja seda ütleb inimene, kes tõesti on langevõrhüppet käinud tegemas. Seega minu jaoks see on müstika ja ma tahan küsida, kas internet teab vastust. Nii, ma panin ChatGPTisse. No ma panin pika küsimuse, panin oma selle langevarjuhüppe näite ka. See on väga huvitav küsimus. Üsna levinud nähtus, et mõni hirm või foobia ilmneb alles täiskasvanuna, isegi kui nooremana ei tundunud see üldse probleem. Põhjused võib olla mitu, nii psühholoogilisi kui bioloogilisi. Number 1, aju areng ja riskitaju muutumine. Nooruses on aju, eriti prefrontaalne osa, mis tegeleb riskide hindamise ja planeerimisega, veel arenemas. Sellepärast on teismelised tihti altimad riskidele ja nende hirmutase on madalam. Täiskasvanuna muutub aju ettevaatlikumaks, tajume võimalikke ohte realistlikumalt, vahel isegi ülehindame neid. Ehk vanusest tulenev ülemõtlemine, kaldkriips, parem riskitaju. Teine stsenaarium. Elukogemuse kuhjumine. Isegi kui konkreetset traumat pole olnud, koguneb eluga kaasa teadmine, et asjad võivad halvasti minna. Me oleme näinud õnnetusi, lugenud uudiseid, kuulnud lugusi, aju teeb seoseid. Oh my god, nüüd ma saan aru, et see lennuhirm tuli ju täpselt ja muidugi. Siis, kui need USA lennuõnnetused olid, kuigi juba enne nagu oli veits hirmsam, aga peale seda ma mäletan, et mul oli nagu alguses ikkagi väga raske lennata. Või kui need lennukid taevas kokku põrkasid ka, on ju. Näed, näiteks kõrguse kartus võib hiljem tekkida seetõttu, et mõistus tajub kõrgust potentsiaalselt ohtlikumalt kui nooruses. Nii, füsioloogilised muutused, tasakaalu ja sisekõrvasüsteem muutub vanusega tundlikumaks. Väga huvitav. Alateadvuse ja kontrolli vajaduse roll. Mul on tunne, et siin on, kuhu on koer maetud. Täiskasvanuna muutub kontrolli vajadus suuremaks. Kui nooruses oli rohkem lase minna tunnet, siis täiskasvanu eas võib tekkida ebamugavus olukordades, kus täielikku kontrolli ei oma me, näiteks kõrgel olles. Viimane evolutsiooniline perspektiiv. Hirmud ei ole juhuslikud, nad on ellujäämismehhanismid. Teatud hirmud, nagu kõrgus, maad ja pimedus, võivad uinuda ja hiljem aktiveeruda, kui aju tajub, et need on nüüd vajalikud enese kaitsmiseks. Vaat kui huvitav, põhimõtteliselt mõlemad minu hüpoteesid on sellisel juhul nagu tõesed ja äkki need on ka omavahel seotud, ega lendamine ja kõrgus on ju nagu väga sarnase olemusega hirmud. Päeva küsimus number 1, kas teil on mõni foobia või hirm, mis on läinud täiskasvanu eas hullemaks? Naljakas, sest see viimane langevarjuhüpe, ma olin ju 19, aga tõsi, 19 ei ole aju veel täielikult välja arenenud. Vaata, ma kardan seda päeva, kui ma saan 25. Ma ei julge ühtegi lõplikku otsust praegu teha. Sest ma olen nii palju kuulnud mingid podcasti ja asju, kus inimesed räägivad, et nüüd ma olen 25 ja mingid asjad, perspektiiv muutub täielikult. Ja kui see on see, siis mul on isegi hea meel, sest see näitab, et ma olen suuremaks kasvanud. Ja ütleme, see mu elu nagu hullult ei takist, et lennuhirm ei ole nii suur, et ma ei lendaks ja kellel seda langevarjuhüpet ikka on vaja. Ja seal T1 vaaterattal ka, see ratas tegi 3 ringi ja 3. ringi all mul juba oli suht chill tegelikult. Et see ei ole mingi ülitõsine hirm, aga mul oli uudisimu, et miks see nii on ja vaat näete, saime vastuse ka, väike joogipaus. Täna tuleb kohe natuke pikem episood.
mis by the way võite anda kommentaarides teada, kas teil on eelistusi. Need episoodid on olnud praegu hästi varieeruvad, sest ongi, ma alles töötan nagu kogu seda rütmi, millest rääkida, kui palju rääkida sisse. Siis mõnikord ma salvestan mingi tund aega, lõikan kõik välja ja siis ongi nagu eelmine nädal, et 20 minutit. Nii et andke teada, kas te kuulate seda rohkem nagu kuulate või vaatate nagu podcastina, et tahaksite, et oleks pikem või lühem, konkreetsem on see, mida te eelistate. Täna tuleb tõenäoliselt veidi pikem. Liigume edasi minu põhiteema juurde, millest ma tahtsin täna rääkida. Milleks on see, et see on natuke süke elu, update, natuke uudis, natuke ka süke story time. Aga ma olen viimasel ajal olnud täiega televisiooni lainel. No ütleme uudiste mõttes ja juba pikemat aega, aga mul kodus ei ole nagu otseselt, mis on siis nagu kaablit või mingit ühtegi paketti, kus ma nagu otse telekas saan kanaleid vahetada, aga mul on nagu ostetud üks subscription, kus ma põhimõtteliselt ma ikkagi näen kanaleid, aga see ei ole nii mugav mulle otse telekast vaadata. Ja viimasel ajal ma olen leidnud ennast otsimas nagu kerget televisiooni ja ma arvan, et see on sellepärast, et ikka on see, et sa lõpetad tööõhtul ja see on küsimus, mida teha. Ja nagu ma olen, kui ongi, ei jaksa mingit tegevust minna tegema, ma olen suur ikkagi nagu arvuti, filmide, sarjade teleka vaataja pigem olnud. Meil nagu lapsepõlves alati telekas mängis nagu kodus. Mul põhimõtteliselt polnud kodutunnegi. Kui ma kolisin oma esimesse korterisse, siis enne mul ei olnud kodutunne, kuni mul oli telekas toas. Ja see oli meie jaoks ülioluline. Isegi kui see ei mängi, siis nagu ikkagi see hetk, kui ma istun maha ja vaatan, väga kodune tunne. Ja ma olen alati olnud sarjade fänn või vaatanudki YouTube'i. YouTube on endiselt suur lemmik, aga vahel ei ole tuju, on ju. Ja ma olen esimest korda etapis elus üle pika aja, viimane kord oligi lapsepõlves, kui mingi emps vaatas mingit sarju või asju, on ju. Aga need olid ka mingi Fox Life'ist vaata sarjad, mingi Meeletel koduperenaised ja Castle ja NCIS kriminalistid olid meil. Mis asjad, Kurjuse kannul, nüüd ma olen ka Kurjuse kannul vaadanud, on nii hea. Aga need on suht nagu intense sarjad, pluss mis ma olen sarjade puhul pannud tähele on see, et ma ei viitsi committida. Ma ei viitsi võtta ette asja, mis on ülipikk. Ma olen siin hädas sellega, et ma loen raamatute sarja, ma lähen nii sisse. Ma tõesti ei ole viitsinud nagu pühendada ennast mingile pikale sarjale. Ma olen tahtnud midagi, mis isegi ei ole nagu et ta ei ole liiga põnev mulle, aga ta on ikkagi midagi huvitavat, mida vaadata. Ja ma avastasin enda jaoks sellise sarja nagu The Floor. Nüüd, kui sa ei tea, Roald, mis ta päraga nimi on? Ta on ju televisiooni Roald Johansson või? Roald Johansson, ma ei tea, kuidas ta nimetada. Teate küll Roaldi, Roald ju käis minu juures aastal 2016 oma seda ikoonilist sarja tegemas. See sama Roald. Tema nüüd juhib The Floor sarja, võidupõrand või kuidas eesti keeles nagu öeldakse, mis põhimõtteliselt on nagu kind of siuke viktoriini saade, aga põhimõtteliselt inimesed võistlevad selles, et sa valid omale mingi kategooria ja sa arvad ära selle kategooria piltide järgi sõnu. Et näiteks, kui mina lähen võistlema mingi Eesti näitlejad, siis mina hakkan teise inimesega võidu arvama piltide järgi Eesti näitlejaid. Miks see mulle meeldib, on sellepärast, et tavaviktoriini saated, nagu ma võin neid vaadata, aga probleem on see, et mu silmaring ei ole nii lai. Ma enamustele küsimustele ei oska vastata. Seega mul on huvitav, aga ma ei saa nii väga kaasa mängida. Ja The Floori puhul ma jõuan selleni, mis asjad on seal sellist, et ma ka ei tea. Aga kuidagi see pildi järgi arvamine on minu jaoks lihtsam ja huvitavam. Seega, ma olen olnud obsessed sellest saatest. Nüüd see story time osa tulebki sealt, et mind tegelikult kutsuti selles saates osalema. Saadeti list meil, et umbes kui tahad, tule osale vaata casting, kus me näeme, et sa sobiksid sinna, mis te küsite, kas ma läksin castingule, pakkuge 3 korda. Loomulikult mitte. Mul on olnud väga lõbus seda saadet vaadata, aga ei ole minu jaoks suuremat õudusunenägu kui telesaates mingi asja arvamine, mis on seotud silmaringiga. Ma olen isegi nagu hänginud peres, mitte oma peres, aga peres, kus nagu terve pere on nagu viktoriini saadete fänn ja siis nagu sauna õhtul arvatakse korda mööda. Mul on isegi omade inimestega see arvamine mõnikord keeruline, sest mul on nii suur hirm loll tunduda. Ja kui ma ütlen teile päriselt, et minu silmaring on siuke väga huvitav asi. Vaata, teate, kuidas on inimesed, kellest on hea silmaring? Siis on inimesed, kellel on hea silmaring mingites oma teemades, aga ka pigem hea.
minul ei ole hea silmaring ja ma arvan, see tuleneb mitmest asjast, aga oleneb jällegi, mis teema kohta. Et on nagu mingid asjad, mille kohta ma aktiivselt loen ja ma oskan kaasa rääkida. No mingi, ma ei tea, päevapoliitika täna ja praegu Eestis on ju. Aga kui sa küsid mult mingeid ajalooga seotud asju, ajaloos ei ole hea, näitlejad ei tea, filme ei vaadanud väiksena, ma kasvasin üles nagu YouTube'i ja sotsiaalmeediaga. Seega nagu väga paljud asjad läksid minu jaoks, minust nii-öelda mööda, ka kultuurilisel tasandil. Ja võib-olla see kõlab halvasti, et nagu olen väikse silmaringiga, aga ma olen alati kuidagi teiste inimeste seast tundnud seda, nagu ajaloos ma ei olnud väga hea, kuigi mind nüüd ajalugu väga huvitab, aga ma ajalootunnis ma ei olnud nagu üldse kõige targem pliiats, mul ei jäänud, probleem ongi mälus, mul ei ole kunagi olnud väga hea mälu. Ma olen aru saanud ja vanusega see on aina halvemaks läinud. Ma hiljuti mõtlesin, et appi ma pean TikTokide vaatamise lõpetama, sest mu mälu on nii halvaks läinud, nagu ma hakkan suga millestki rääkima ja ma unustan ära, millest ma rääkisin ja ma ei saa meenutada, nagu ma olen oma vanaisaga samas mastis ja ma olen 22. Veits muret tekitav. Aga see mälu asi on ka osa sellest, miks mul on tunne, et silmaring on väike, et ma võin teada mingeid suuri teemasid, aga detailid ununevad mul nii kiiresti. Seega, loomulikult ma ei läinud sinna castingule, sest see on minu jaoks nagu õudusunenägu ja vaadates seda sarja nüüd, ma nägin kohe esimesest saatest ära, et oh my god, vaata, isegi kui sa tead neid asju, sinna inimesed valivad ise oma teema, vähemalt niimoodi, kuidas seda mulle kui tavavaatajale nagu turundatakse, sa lähed sinna oma teemas võistlema, sa valid teema, milles sina oled hea, lähed selles võistlema. No seal on inimesed, kes lähevad vaata, pealinnad. Hakkame pealinnu arvama. Esiteks unustage ära, never, võid mulle maksta ka, ma ei arva suga koos pealinnasid. Ei. Isegi need, kes on seal valinud pealinnad nagu failivad, sest sul on see televisiooni pressure, et sa oled seal kaamera ees aja peale ja veel pildi järgivad. Üks asi on see, et sa tead, nagu oskad rääkida, aga teine on see, kui sa näed pilti ja sa pead lihtsalt nipsust nimetama. Oi, mul oli hea meel, kui ma esimest saadet nägin, et jumal tänatud, et ma sinna ei läinud. Ma arvan, et see oleks nagu totaalne rongiõnnetus olnud. Aga mis ma tahtsin tänase saate lõpuks väikse segmendi teha, on, mis on minu jaoks kõige hullemad teemad, mida seal saada, milles ma kindlasti oleks halb. No ma siin juba mainisin ka on ju pealinnad, 100% riigid, geograafia, oh my god, kui tehti, vaata, ma ei tea, kas teil tehti ka maailmakaardi peal, pidid näitama asju. Kui ma sain õppida, mul mingi 6 aega, ma teadsin palju, kui ma õppisin selleks kontrollteeks, peale seda kõik läinud. No ei jää sükst asjad meelde, nagu faktiteadmised niimoodi nipsust, lihtsalt ei jää meelde. Mingi välispoliitika, oh my god, seal oli üks osa olidki välispoliitika inimesed ja mul tekib nii suur nagu second hand piinlikkus nende või nagu pinge nende osalejate ees, kui nad ei oska nimetada ja tõesti see on nagu see on väga pingeline vaatamine mõnikord. Kõik, kus sa pead teadma mingeid nimesid, näitlejaid, filmid, ei. Vaata näitlejaid ma ju ei tea üldse. Ja mul on teile paar head näidet. Esiteks ma arvasin, et Tom Cruise ja Adam Scott on sama inimene. Ma kogu aeg arvan, et kuulsad näitlejad on sama inimene. Mis need 2 Ryanit on? Ryan Reynolds on ju ja kes see teine on? Ryan Gosling või? Kas nad on samasugused või? No nad ju on sama inimene. Kuigi no nad vist objektiivselt on suht sarnased, nagu Tom Cruise ja Adam Scott ei ole. Mul ei tule praegu pähe. Ma oleks pidanud Anna käest küsima. Mul on räigelt sükst inimesed, ma kogu aeg arvan, et nad on üks ja sama inimene. Ma olen näitlejates nii halb filmides, ei. Aga ma mõtlesin välja paar teemat. Lihtsalt, vaata, jutu jätkuks, kommenteerige alla. Ongi, oota, mul on nii mitu päevaküsimust täna. Oligi teine suurem päevaküsimus mul oli, et kui sa peaksid arvama pildi järgi mingit teemat, mis teemaga sina sinna saatesse läheksid? Ja see võib olla ükskõik kui konkreetne või kui üldine, et mina panin ka, et hästi lihtne vastus ja igav vastus on mingid ilu või koduteemad. Seal oli üks duell oli ka veel, et nagu 2 naist ja beebi asju arvasid kordamööda. See on nagu fun, sest ma olen suht hea selles, et kui ma näen asja, ma tean nagu, mis selle nimetus on ju. Ja ta on üldine, aga see on igav on ju. Aga mul on 3 sükest väga nišš teemat, millega mina läheksin. Number 1, planeedid. Ma ei tea, kui palju ma olen sellest internetis rääkinud. Ma ei mäleta. At this point ma olen seda tööd nii kaua teed, mina ei mäleta, mida ma teile rääkinud olen, mida ma ei ole, aga kosmosehullus oli üks
konkreetsemaid hobisid minu lapsepõlvest. Ma olin obsessed kõigega, mis oli kosmos, Georgia universumi salavõti oli mu lemmikraamat. Planeete tean väga hästi. Ma arvan, kui sa ilma ettevalmistuseta paned minu arvama kellegagi kõrvuti meie päikesesüsteemi planeete, siis ma võidaksin. Selle teema ainus miinus on see, et ongi, palju neid päikesesüsteemi planeete meil on, et nagu lõpuks sa pead midagi sinna juurde panema, mida sa veel paned kosmosest. Vaata, sa ei tea ka, mida nad sulle näitavad, sa valid kategooria ja nemad ise valivad, mis nad sulle sinna panevad, on ju. Seega see planeedid on so-so. See oleks nagu lõbus, ma teaks seda, aga kui sa siis hakkad mingi Andromeda udukogust mulle rääkima, siis ma võib-olla libisen, on ju, või mingid tähed või siuksed asjad, ma pole kindel. Aga võib-olla nagu kosmose teema, et siis seal näidatakse mingi skafandrit ja mingi seda kosmoselaeva ja nagu sellel on potentsiaali. Aga viimane teema on minu lemmik ja ma arvan, et paljud teist relate-ivad. Viimane teema, milles mina kindlasti võistleva läheksin, oleks kättemaksukontor. Kättemaksu motherfucking kontor. No ma arvan, et ma olen ekspert, kuigi ma olen kindel, et oleks minust targemaid. Kindlasti minu generatsioonis on neid, kes teavad veel täpsemalt. No I'm talking, näitab mulle Betty Reiniku pilti, arvan ära. Tiit Marvel, tean kohe, need on nagu easy'd vastused, vaata. Näitad Monika Tuvimaa on nagu killeri episood, on ju. Siis mingi libahunt, siis mis iganes Friida Hullari naljad, on ju. Et nagu kättemaksukontor on see tükk kultuuri, kus mina orienteerun päris hästi. Ja kuna sealt floorist tulevad erinevad inimesed kokku, siis selles teemas ma mõnes mõttes tunnen mugavalt, et keegi teine tõenäoliselt ei oskaks seda, kui sinna just juhuslikult ei satu teine kättemaksukontori fänn. See oleks natuke riskantne ja seal oli päris palju noori. Aga see oleks minu jaoks väga lõbus. Ma tahaks, et keegi lihtsalt teeks mulle selle mängu. Ma tahaks lihtsalt arvata. No ma mõtlengi mingid episoodid või tegelased, mis oli Heidi, tütre nimi, Victoria Rosalie, on ju. Siis mingid need Frida kõik mehed, härra Hurmur, Maarani Aleksand. Seal on nii palju loori. Kättemaksukontoris on nii palju loori. Ja ma just sain aru, et kui ma tahan veel midagi, mida nii sama vaadata, siis kättemaksukontor on nii hea. Teate, kus mulle üldse see kättemaksukontori teema meenus või? Sest nädalavahetusel oli Laura sünnipäev, palju õnne Laura. Ja me pidasime nagu perega seda. Ja pere sünnipäeval ikka on see, et vaata sööd ära, mis sa siis teed ja siis mõnikord mu paps näitab nagu telekasse mingeid pilte sünnipäevalapsest või koduvideoid. Ja oh my god, meil on üks koduvideo. Me oleme teinud Lauraga video, kus me isegi vaatame koduvideoid koos, aga meil on üks koduvideo, mida te ei ole näinud. Kus mina olen kaameraga narivoodis õhtul, kell on mingi 9, on aeg magama minna. Kaisukas on süles, tekk on peal, kaamera on käes. Ja siis ma räägin oma päevast. Ma olen nagu mingi, et täna oli suht normaalne päev. Kuniks ma tulin koju ja ma ei näinud kättemaksukontorit. See oli nii kurb. Siis ma räägin, kui kurb ma olen, et ma ei saanud kättemaksukontorit. Ja ma olen mingi, mis ma võisin seal olla, 11, 12 vanus. Ja see oli nii hea. Ja tõesti kättemaksukontor oli nagu nii suur osa minu elust. Et see oleks suht hea teema. Igasugused lipud, pealinnad, riigi tunnustage ära, vaata kättemaksukontor. Selles mul oleks šanssi, et võita. Aga seal mängus siis ongi, sa võistled oma teemaga, siis sa pärid teiste inimeste teemasid. Et sa nagu alguses alustad oma teemaga, aga lõpuks sa pead ikka arvama ka väga palju teisi teemasid. Ehk kokkuvõttes ma ikkagi never ever ei läheks sellisesse saatesse nagu unustage ära. Aga lõbus on mõelda, et mis teemal mina võidaks oma mingit sõpru või tuttavaid ja kommenteerige siis alla. Päeva küsimus number 2. Mis teemaga teie võistlust tulle läheksite? Ja ma olen väga elevil, sest täna on saate finaal. Ja ma ei ole ammu vaata, ongi see televisioon, päris televisioon, et sa vaatad mingit asja see kell, kui see päriselt tuleb välja. Kuigi ma ei viitsi, sest ma neid reklaame, vaata vahel kui ma vaatangi midagi otse ja siis ma ei saa reklaami edasi kerida, ma olen nagu, oh my god, kuidas siuke asi lubatud on isegi. Ma arvan, et paras aeg on pillid kotti panna. Mul juba kurk valutab sellest, sest mul oli täna nii jutukas tuju ja mul sai vesi juba ammu otsa. Kurk on jumala kuiv, aga tuju on nii hea. Tõesti, teie tagasiside on olnud siiamaani nii vahva. Ma olen ka mitu kirja saanud, et te juba ootate minu valimiste saadet. See on järgmisel
pühapäeval praeguse plaani järgi. Tulekul jääb vähe pikem paus sisse, aga pole hullu, saate ennast eelmiste saadetega kurssi viia. Nii et ma loodan, et teil oli tore. Minul oli väga tore igal juhul. Nii et ilusat päeva või nädala jätku sulle. Ma loodan, et sa oled terve ja rõõmus ja et asjad lähevad nii nagu plaanitud või kui nad ei lähe nagu plaanitud, siis see on ka põhjusega ja et lõppkokkuvõttes läheb kõik sul täna ja ülejäänud nädalal hästi ja kuulemegi teiega siis uuesti järgmise nädala tõenäoliselt pühapäeval Maria valimiste erisaates. Tšau!